Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on, mida toob jaanuar 2026, nii et vaatame, mis on jaanuarikuul siis meile varuks. Tegemist on siis valikaart stiilis videoga, valita on siis 3 valiku vahel, valik number 1, 2 ja 3, kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega. Soovitan alati video pausile panna, saad rahulikult ära otsustada, edasi vaadata. Siin video all kirjelduses on olemas ajamärgid, saad klikata enda valiku peale ja siis video hüppabki kohe selle juurde, et sa ei pea ise kuskilt siis hakkama otsima. Iga valik saab endale terve posu tarokaarte, oraaklikaarte, siis selle kuu olulised tähemärgid ja lisaks võtame siis iga valiku lugemise lõpus ka siit kausikesest selle kuu olulised kuupäevad, et millal miski juhtub või et sellised olulisemad, suuremad siis ajapunktid selles kuus. Ja enne veel, kui ma alustama, tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh, kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud videole like, oled kommentaarides andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud ja meeldinud. Aitäh sulle, aitäh kõigile, kes on hakanud Tiiu Tarat jälgima ka TikTokis, Facebookis, Instagramis ja suur aitäh ka kõigile, kes on külastanud tiiutarat.ee kodulehte. Seal on ka siis mida toob aasta 2026 lugemine juba täitsa üleval. Et kui sa soovid piiluda, et mis järgmine aasta sulle toob, siis saad seda sealt teha. Aga ega rohkem pikka juttu ei olegi ja meie lähme siis jaanuarikuu energiate juurde ja alustame lugemisega. Valik number 1, tere tulemast, kui sa valisid selle hästi nunnu sinise, helesinise kivikese. Vaatame siis, mis on jaanuarikuul sinu jaoks varuks, mida sa pead teadma, mis on sinu ellu tulemas ja kui sa tahad ka edasi vaadata üldse, mida terve aasta sulle toob, siis mida toob aasta 2026, selline lugemine on ka juba tiiutarat.ee kodulehel olemas. Aga kas sa valisid kivi järgi, võib-olla sa valisid ka kaardi järgi. Sinu kaart on siis lahtisidumine või et nagu sellistest köidikutest vabanemine nii-öelda, aga me ise teeme seda ja selle kaardiga teine seletus siin all on siis hingelepingutest lahtiütlemine, nende kustutamine, samuti nagu ka siis mustritest, vanadest mustritest vabanemine ja ka eelmiste eludega nii-öelda selle punkti panemine või rahu tegemine või et ka nendest siis nende õppetundidest või et karmast nagu vabanemine, et sul on hästi suur nagu selline minna laskmise ja lahti laskmise kuu tulemas, siis valik number 1, sinul on ka tarokaart, esimene tarokaart, millest me alustame, on siis kohtumõistmine õiget pidi, see on väga-väga suur nagu ülespoole tõusmine ka kusjuures elus. Loomahingede kaardipakist ootab siin kaart number 5, see on nahkhiire hing ja see kaart räägib ka ümbersünnist, et see sõna ümbersünd on ka selle kaardi peal, et väga-väga põnev, et uus sina on ärkamas. Siis on meil, kui sa usud, samuti siis balansi või tasakaalu ingel on meil kaitseinglite kaardipakist siis välja tulnud ja viimane oraklikaart on meil siis kuu oraklikaartides, see on noor kuu õhuelemendis, see on kaart number 1, väga hea, et number 1 ongi uute alguste number ja selle kaardi nimi on idee. Nii et väga-väga põnev ja vaatame siis valik number 1 ka sinu tarokaardid üle. Meil on müntide paas tagurpidi, meil on müntide 10 tagurpidi, sauade kuninganna õigetspidi, mõõkade rüütel õigetspidi ja keisrinna õigetspidi. No väga hea. Ja siin siis valik number 1 on ka sinu selle kuu siis tähemärgid. Et need siis võtame, või need olulised tähemärgid, need siis võtame lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt midagi oodata. Aga üldiselt valik number 1, nii nagu sinu kaart, noorkuu kaart number 1 ka ütleb, siis oled sina absoluutselt nagu 1000-kordselt täiesti mingisugust uut peatükki ja uut elu siis alustamas. Natukene on siin veel alguse poole meil seda puhastamist ja minna laskmist. Ja ma isegi tahaksin öelda niimoodi, et sinu uus elu võib alata selle kuu loomisega. Kui ma ei eksi, 18. jaanuar on see, võib-olla sul on tunne, et issand jumal, nii kaua tuleb oodata, aga kuna sul on see kuu loomine ja noor kuu, nii-öelda kaart number 1 ja vaata, et number 1 tavaliselt tähendabki uue ukse avanemist ja uut algust ja noor kuu loomine on siis 18. jaanuar, et tõenäoliselt sealt siis see algabki kõik. Aga enne seda on meil seda minna laskmist ja lahti laskmist, et eriti selles esimeses kaardis, et ta räägibki nagu sellest, et me ei ole enam nagu aheldatud või köidetud vanad eksid, vanad mingid tuttavad, mõttetud olukorrad inimeste vahel, mingid ka mustrid, harjumused meie sees, et ma tean, et see on väga klišee, nagu jaanuarikuus hakkad rääkima, et uus aasta, uus sina, et sul on uus mingi trenn võib-olla või mingid uued eesmärgid ja hobid, aga natuke see on nagu selline kaart, et me laseme nagu vanast
ennast lahti, et ka see nahkhiire hing on ju ümber sünniks nagu loodud, on ju, et nii nagu ta ripub siin pea alaspidi või et tagurpidi, see tähendabki asjade perspektiivi panekut või et me näeme nagu elu uuest perspektiivist või uuest vaatepunktist, et kõik keerab ennast jaanuari jooksul pahempidi ja tagurpidi ja see ongi väga-väga hea. Sa võib-olla teatud suhteid oma elus, teatud töökohtasid, olukordasid oma elus hakkad hoopis nagu uue pilgu alt nägema või et hoopis uuest suunast vaatama ja see on väga-väga hea, et nii-öelda siin on silmade avanemise sümbolid, siin on nagu kuidagi väga ägedaid uusi alguseid, ideid, mõtteid, kindlasti sul on ka ääretult loomingulised ja äriliselt ka väga edukad kaardid tarokaartides väljas, et selles suhtes päris võimas uus algus on sellele uuel aastal enne tehtud ja veel enam valik number 1, 2026 on ju ka aasta number 1, et kui sa liidad 2, 2 ja 6 on ju kokku, siis sa saadki 10, ja nagu nulli ei arvestata siis ja siis ongi nagu 1-9 need tsüklid lähevad, et 2025 oli ju tsükkel number 9 on ju, et need numbrid andsid kokku 9 ja nüüd meil on siis number 1 käes, jällegi uus tsükkel on algamas ja sul ikka väga korralikult, et kuna sul on nagu siin see inimene, mida rohkem ta enda köidikutest lahti laseb, mingi vana karma, mingid eelmised elud, mingid mustrid, lepingud, mille me oleme nagu hingelepingud on ju sõlminud, et me oleme kokku leppinud, et me peame lahendama midagi siin elus ära või olema koos või et tegema midagi. Mul on tunne, et see nii palju puhastad ja vabastad ja see inimene, mida rohkem ta on vaba, seda kõrgemale ta lendab. Ja kuhu ta lendab, siin on suur täiskuu, et jällegi suur nagu kuu sümbol ka on ju. Täiskuu on meil siis 3. detsember, kuu loomine on 18. detsember, et need võivad olla päris suured nagu ajapunktid, ja see ütleb mulle ka seda, et seni kuni meil on täiskuu ja võib-olla ka kahanev kuu on ju, et selle kuu esimeses pooles ongi nagu see vabastamise ja minna laskmise periood ja siis, kui meil tuleb see kuu teine pool ja see kuu loomine, siis meil hakkab see uute alguste periood, et sul on just nagu selline kuu rütmis sa seda ja jaanuarikuud ka käid ja väga-väga hea. Ja vabastamisest ja uue elu alustamisest tegelikult räägib ka kohtumõistmine õigetpidi. Kohtumõistmise kusjuures on ka sümbol traditsioonilises taros, et inimesed ka nagu tõusevad õhku ja lendavad üles, et selle kaardi teine nimi on see viimse päeva kohus ja ülestõusmispäev ja teate nagu piiblis, eks ole, räägiti, et kord me tõuseme kõik üles ja vaata, et see kaart nagu justkui sümboliseerib seda, või et see on tema üks nendest arhetüüpidest, et ta sümboliseerib, vaata, et kus kohast need inimesed õhku tõusevad. Kohtumõistmis on tegelikult teatud mingitest kastidest, kirstudest, raamidest, eks ole, et me tuleme nagu vana elu raamidest välja, tõuseme hoopis üles ja järelikult me näeme eluga ülevamalt poolt. Me näeme suuremat pilti. Ma näen, mida ma nüüd enda eluga teha tahan. Kohtumõistmine praktilises plaanis ennustab ka suuri praktilisi muutuseid, uus kodu, uus töökoht, vallalistele uus suhe. Kohtumõistmine toob meile kategoorilisi ümberkorraldusi, aga suur aga on see, et mitte kiiresti. Paari kuu jooksul. Kohtumõistmise tema ajapunkt ongi tegelikult märtsi teine pool, kevadine pööripäev, 2021 märts. See on tegelik uue aasta algus, et mitte see 1. jaanuar on ju. Ja mul on tunne, et see jaanuar, veebruar, märts, 3 kuud ongi selle kohtumõistmise periood on ju, et sa nagu kuidagi samm-sammu haaval, vaikselt, rahulikult, üks asi korraga, aga sa muudad päris palju oma elu ja circa 21 märts sa vaatad tagasi sellele esimesele 3 kuule sellel aastal ja sa mõtled, vau, kui palju ma tegelikult arenesin, kasvasin, muutsin ja muutusin. Et see võib endalegi väga üllatav olla, aga kohtumõistmise point ongi see, et suured asjad ei juhtu üleöö. Et me ei tuleks sellega lihtsalt psühholoogiliselt toime, kui sa ühel õhtul lähed magama ja siis hommikul ärkad üles ja sul on uus kodu ja uus töö ja uus suhe. Et me peamegi nagu vaikselt ja rahulikult kõike tegema. Kohtumõistmine räägib suurte eesmärkide seadmisest ja siis meil on endal ka selline nagu kuidagi tunne, et ma ei suuda kõike ära teha, et see tundub nii suur ja issand jumal, et nii palju tööd läheb sinna ja siis tuleb kohtumõistmine mängu. Tema ütleb, oot, sellist asja nagu liiga suur või liiga palju ei ole olemas. Jaga see endale pisikesteks sammudeks. Et tibusammud on ka edusammud või iga päev natuke midagi teen, eks ole, et siit natuke, sealt natuke rahulikult, tark ei torma omas tempos, omas rütmis. Ja sõnum sulle on ka see, et ära lase enda unistuste suurusel või grandioossusel
ennast nagu hirmunult tagasi hoida, et äkki ma ei suudagi kunagi teha, suudad küll. Kohtumõistmises suudame me alati ja sul ongi ammu tegelikult aeg teha. Et võib-olla sa olid ammu juba valmis ka, võib-olla eelnevad aasta või mitu aastat sa nagu lootsid ja ootsid midagi uut, aga ei tulnud ja ei tulnud. Et nüüd ongi energeetiliselt see aasta number 1 ja see uus tsükkel ongi nagu algamas, et sa panedki ennast valmis ja eriti nagu suure jõuga see võik alati sul alles märtsi teises pooles. Et see on ka millegipärast selline märgiline ajapunkt sulle, et see jaanuarikuu seob ennast sellega ära. Järelikult need asjad, mis sa alustad jaanuaris, et need märtsis võivad suurt vilja kanda ja mingisugune uus pööre ka siis tekkida, et sul on ka see nahkhiirekaart, mis räägibki siis suurest nagu ümbersünnist ja nagu sinu enda välimus, võib-olla sa tahad välimust muuta jaanuaris, võib-olla sa tahadki nagu kodus uuendada midagi, et siin on nagu kuidagi uue isiksuse tekkimist ka, et see on väga-väga siis ilus ja vaata seda natukene kordavad sulle üle ka Sauade kuninganna. Sauade kuninganna on väga eputav kaart, Edviste kaart on väga ilus, tähelepanu saab ta palju, et Sauade kuningannas ja ka kui on kõrval keisrinna ka veel õiget pidi ülihea märk esiteks, et see iluteenus, et juuksur ja uued riided ja trenni tegemine ja toitumine, korda ja uni ja vaata, sa muutud tervislikumaks, sa naudid oma keha nagu rohkem kuidagi, sa oled väga ilus ja väga särav, inimestele sa jääd silma, väga paljud inimesed võivad jaanuaris sinusse lihtsalt ära armuda, vaata, et sa ise ka nagu energeetiliselt tunnetad seda, sest keisrinna on juba nagu kaunis ja ilus, eks ole, aga Sauade kuninganna veel selline võrgutav ja seksikas ka veel, et nagu väga-väga äge nagu kaartide siis kombo. Ja teine asi, millest Sauade kuninganna ja keisrinna mõlemad räägivad, need mõlemad kaardid siin, on kreatiivsus. Maalimine, joonistamine, laulmine, tantsimine, disain, mingi käsitöö, näiteks õmblad uued riided endale, et kõik viisid, kuidas me saame olla loovad ja kreatiivsed, võib-olla õppida midagi selles vallas, sest sul on selle 2 kreatiivse ja loomingulise kaardi vahel ka mõõkade rüütel, mis on väga nagu hea aju nagu kaart, eks ole, aju areneb ja muudkui nagu õpin uusi asju, et selline, et sa teed ka väga häid otsuseid, küll sa natuke tahad rutata ja tormata, jällegi tuletame meelde, et kohtumõistmine meile ütleb, et tark ei torma, aga tegelikult su aju lõikab väga hästi selles kuus, et kui sa tahad õppida midagi, eriti ma soovitan, mis on seotud kas kunstidega või siis äri, business, sinu enda äri alustamine, sinu enda hobiga või andega raha teenimine, need on nagu kõige suuremad punktid, võib-olla palgatöölistele tuleb natuke igavam kuu, ma ütlen kohe ausalt ära, sul on küll väljas müntide 10, see on alati väga hea märk üldse, kui ta tuleb välja ja eriti aasta alguses, see jaanuari, kui ta tuleb välja, sest müntide 10 loob raha. Raha, ta on jõukas, ta on rikas ja ta on veel pikka aega, ta on 10 aastat ka veel rikas, ta on tegelikult elu lõpuni rikas ja ta nagu põhimõtteliselt tähendab seda, et need asjad, mida sa siin jaanuarikuus üldse praegusel aasta alguses ja esimesed 3 kuud liikuma paned, mis sa alustad, mis sa teed, need toovad sulle edu ja raha veel aastakümneid. Müntide 10 on ka pension, edukas pension, jõukas pension, sa teed õigeid samme, sa teed, et sa oled tööalaselt karjääris õigel teel, eks ole. Et müntide 10 sellest nagu räägib, et sa teed rahaliselt ka väga mõistlikud ja väga häid otsuseid. Müntide 10 räägib mõnikord ka pärandusest või et mingite varade jagamisest, aga ta ei ole negatiivne kaart nagu selles suhtes, et ta on väga ääretult positiivne kaart. Just tööalaselt, rahaliselt, suhetes, abielukaart on, ta on nagu väga kindel ja ma tahan ainult sind ja vaata, et siin on nagu sellist kindlustunnet ja rahutunnet pigem ja rõõmu raha pärast, aga tagurpidi ja vaata, palgatöölistel ma ütlen, teil on tõenäoliselt selline rahulik ja igavama võitu võib-olla kuu tulemas tööalaselt, eks ole, et võib-olla suuremad muutused hakkavad teil hoopis sinna märtsikuusse pigem sattuma ja mõnikord ongi see aeg, et võtagi see talveperiood, kus sa nagu oledki talveunes, kus sa laed oma akud täis, kus sa võib-olla tervisega tegeled, sul on endal lihtsalt rahulik ja hea olla, sellepärast, et sul on ka siin kaitseinglite kaardipakis siis kaart number 2, mis on sellise balansi ja tasakaalu ingele. Siin inimene hoiab käes nagu portfelli, et see räägibki nagu töötamisest või ja ka tema pea ümber tiirlevad, et siin on pere ja siin on kodu ja siin on mingid hobid ja siis mingid eesmärgid ja siis need rahaasjad ja siis see aeg tiksub ja kuhu edasi ja kompassivad. Et see point ongi selles, et jaanuarikuus sa peaksidki hoidma kõike balansis, tasakaalus, mitte midagi ei tohi olla liiga palju ega liiga vähe, töö ei tohi võtta võimust, samuti ei tohi ka suhted vaata liiga võtta võimust, et tööasjad, suhted, raha, hobid, sõbrad, trennid, unistused, puhkus, reisid, võib-olla, et meil oleks kõik sellises mõnusas balansis ja et me läheksime rahulikult
tasapisi enda nagu eesmärkide suunas, see teeb sind kõige edukamaks, sellepärast et ma pean sind manitsema ka, et sul on mõõkade rüütel õigetpidi, mis tähendab seda, et kui sa rapsid, siis sa kahetsed. Sul on oht teha vigu, sul on oht rapsida ja kiirustada, valele inimesele valet asju öelda, valesse kohta meil saata, helistada, vale infot kuidagi kellegile jagada, et sul tuleb mõõkade rüütliga ennast ohjeldada, enda seda kiirustamist ja rapsimist. Ma näen, et ta läheb selle ideekaardiga ka väga hästi kokku, eks ole, et mõõkade rüütel ongi nagu selline, ohoo, nüüd on nii, hakkan seda tegema, tal on nagu tuhinat on palju ja võib-olla see tuhina energia ongi nagu kuu teises pooles, et kuu esimeses pooles ma ütleksin, et ära tee mitte midagi, võta rahulikult, on ju, kuu teises pooles tõenäoliselt on sul 100 asja vaja teha, eks ole, siis sind aitab see mõõkade rüütel ja sul on ägedad ideed, et see noor kuu ja see ideede kaart läheb ka väga hästi kokku keisrinnaga ja sauade kuningannaga, mis on ääretult loomingulised energiat. Et ideid sul on, tööd on, võib-olla ka õpid äris, töös, karjääris midagi uut, võib-olla ka loomingus, kunstides midagi uut, väga-väga hea enesearengu kuu selles suhtes, ka välimuse kuu ja keisrinnaga ka enesearmastuse kuu. Keisrinna on soe, südamlik, toetav ja armas ja tihti tema õppetund on see, et ta annab seda armsat energiat teistele väga palju, ta hoolitseb ja muretseb kõigi pärast, aga ta endale ei anna, et ta ei võta endale puhkust, ta ei võta enda aega, ta ei tegele enda hobidega, võtta. Ja siis ongi tema nagu märk sellest, et anna see imeilus energia nagu endale, et ära jaga seda igal pool linna peal välja, on ju. Aga kui me juba õppimisest ka siin rääkisime, sul on mõõkade rüütel väljas, aga sul on ka müntide baas. Müntide baas ongi nagu koolitused, kursused, ta rohkem nagu selline koolitunnid ja koolijuts ja nagu akadeemiline kaart rohkem ja ta räägib ka, et eksamid lähevad edukalt, sa pead rohkem lihtsalt endasse uskuma ja enesekindlam olema, ta räägib ka müntide baas, räägib ka sellest, et kui sa tahad nagu eriti õppida selliseid asju, mis aitavad sul lisaraha teenida. Pigem nagu ma suunaks oma mõtted sinna või siis loomingulisus, kunstid, kreatiivsus. Et müntide baasi nagu siis sõnum on ka see, et see, mida me õpime, selle me paneme hiljem ka raha teenima. Et ja enesearenguks on see sul igatepidi väga-väga hea siis kuu. Ja meil ongi see eneseusu nagu kasvamine ka, et meil on see kaart, kui sa usud siin, eks ole, väljas. Sauade kuninganna on õigetpidi, keisrinna on õigetpidi, kui sa usud, kaart on, eks ole, väljas. See tähendabki seda, et sinu enesekindlus ja sinu jõud ja sinu võim ja sinu eesmärgikindlus ja sihikindlus ja armastus sinu enda vastu ja elu vastu, see kasvab nii suure mühinaga ja nii võimsalt, et põhimõtteliselt sa suudad kõike teha, et nagu see usk kasvabki, et ma suudangi kõike teha ja kõik mu unistused täituvadki. Ainuke aga on see aeglaselt ja rahulikult. Tark ei torma, on ja me ei pea kuskile kiirustama, meil ei ole kiiret. Nüüd räägime ka suhetest, kui siin on tööenergiad ja rahaenergiad on ülihead. Tead, ma ütlen ausalt, sul on väga-väga head kaardid väljas. Mul ei ole nagu otseselt norida mitte midagi. Ainukene asi on see enesekindlus ja eneseusk ja teine asi on see liigne kiirustamine. Et korraks enne, kui ma suhetesse lähen, räägime sellest mõõkade rüütlist. Mõõkade rüütel võib olla tööalane mingi pakkumine, koostöö, positsioon ja seal on midagi mäda või et nagu kas meid kiirustatakse, otsusta juba ära või et surutakse midagi peale. Mõõkade rüütel on nagu selline need ostukeskuste, need müügimehed, vaata, nad lihtsalt jauravad ja jauravad, kuni me murdume. Nii et see tuleb natuke silmad kõrvad hoida lahti või olla nagu ettevaatlikum võib-olla selliste pakkumistega. Samuti igasugused raha kulutamised. Mõõkade rüütel on nagu selline, et kulutan raha, ostan ära ja siis pärast mõtlen, et miks ma tegin seda. Et natukene sa kipud nagu kiirustama, et äris, töös, karjääris, lepingutes, koostöödes sul on küll väga edukas kuu, siis kui sa oled rahulik, siis kui sa hästi nagu ohjeldad ennast ja mõtled kõik läbi ja lükkad edasi, kohe ei pea kõigile vastama, igat meili ei ole vaja kohe ära saata, mõtle oma teemad läbi, aga üldiselt mõõkade rüütel on väga-väga edukas ja kui on vaja enda eest seista, sa ei käitu minuga nii, siis mõõkade rüütel ja sauade kuninganna, nemad on väga tugeva selgrooga kaardid. Nad ei lase endale pähe astuda, nad ikka ütlevad vastu ka, möörgavad vastu, kui midagi ei sobi neile, et selles suhtes sa nagu vaidled hästi ja sa võidad, et mõnikord ka mõõkade rüütel õigetpidi on nagu võit. Aga suhetest rääkides, mõõkade rüütel, klatšimine, taga rääkimine, kuulujutud,
mina hoiaks oma suu hästi kinni selles mõõkatrüütlis. See võib väga valusalt sulle tagasi tulla. Mõõkatrüütel on siuke draama, eriti kui me nagu töökaaslastega levitame neid kuulujutte, võib-olla ka sõbrad-sõbrannad. Sul on ohtu kellegi saladus välja rääkida, valele inimesele valet asja rääkida, et sul tuleb natukene keelt hammaste taga hoida ja võib-olla oma sõnad läbi mõelda, kellele ma mida ütlen või et mis infot nagu annan. Et me võime kogemata plämiseda midagi välja, et mõõkatrüütel on suur lobiseja ja mõnikord ta siis pärast kahetseb, et ta enne ütleb, siis mõtleb, et sul tuleb natukene ohjeldada võib-olla ennast. Teine sõnum suhetes, kui sa ootad kelleltki vabandust, müntide paas on sul tagurpidi. See inimene on nii kangekaelne, et ta ei tunnista iseendalegi, et ta valesti tegi. Seetõttu ta ei saa ka sulle seda tunnistada ülesse. Et müntide paasiga tuleb lihtsalt õppida edasi liikuma nii, et tead suva, see ei mõjuta mind enam. Sellepärast sul ongi siin selle kaardi üleval see enese lahti sidumine või et nendest köödikutest vabanemine ja lahti laskmine. Et ära jää nagu kuidagi ootama seda vabandust või ootama, et nüüd kuidagi inimene tuleks ja nüüd on kõik korras ja mõnikord, kui me müntide baasiga üritame nagu seletada ja selgitada ja proovime ikka ära lahendada ja siis võib-olla teeme isegi asja natukene nagu hullemaks, et meil ei ole ise mõtet nagu hakata kuidagi suruma asja. Ja kui inimesed on ka väga tõrksed ja kangekaelsed selles müntide baasist tagurpidi, siis iga kord, kui me hakkame seletama midagi, siis hakkab sealt vastu tulema, aga sina, eks ole, et see on selline enesekaitserefleks ja inimesed ei tunnista endale enda vigu tavaliselt, kui see kaart on tagurpidi, mis toob mind ka sinu enda juurde valik number 1. Mõnikord oleme ka ise väga kanged sellest kaardist tagurpidi, meil tuleb natuke maha rahuneda sellega, et meil ei ole alati õigus. Vaata, see kaart tagurpidi on selline, et ma juba tean kõike. Tegelikult keegi meist ei tea alati kõike. Et sellepärast see kaart ongi väga hea õpingute kaart ja arengukaart, et me asetame ennast tagasi sinna algaja rolli või teeme midagi nullist või et alguses nagu ei oskagi või teeme vigu, aga vähemalt me areneme ja õpime. Küll aga vallalised, keisrinna, suur armastuse ennustaja, kohtumõistmine, suur uue suhte ennustaja, müntide 10, pikaajalise tugeva suhte ennustaja, abielu, kihlus, elu lõpuni koos. Väga hea armastuse kuu teile, valik number 1 ja üldsegi see võib ka märtsikuusse jällegi sattuda. Keisrinnakaart number 3, märtsikuukaart, kohtumõistmine, märtsikuukaart ja võib-olla need sammud ja võib-olla sa tutvud temaga jaanuaris on ju, aga võib-olla siis asi hakkab susisema hoopis märtsis või sammud, mis sa astud võib-olla kreatiivsusest, loomingust, tööalaselt, rahaliselt jaanuarikuus viivad sind nagu märtsis sellesse suhtesse, vaata see, et need märts ja jaanuar kuidagi omavahel hästi nagu seotud on ju. Aga armastust on siin palju ja mulle väga meeldib see keisrinna õigetpidi. Sest keisrinna õigetpidi ta ei lase ennast enam halvasti kohelda. Ta on nii tugevas eneseväärtuses ja enesearmastuses, et see on selline jäägitu tingimusteta armastus ka enda vastu ja see tähendab seda, et me ei vali endale enam neid mõttetuid partnereid, kes meid halvasti kohtlevad. Kohtumõistmine tähendabki uus suur uks avaneb ja see tõenäoliselt tuleb nagu teiste muutustega koos, võib-olla uus kodu, uus töö ja siis tuleb uus suhe ka. Et need on ka praktiliselt tuleb tõenäoliselt mitu muutust korraga. Ja müntide 10 siis indikeerib meile kedagi, kellega me loome ääretult pikaajalise ja kestva suhte, et see ei ole nagu mingi selline tillu-lillu suhe või tuleb ja läheb ja et tegelikult müntide 10 on üks kõige pühendunumaid kaarte, et me võime selle inimesega ka pere luua, abielluda, elu lõpuni koos, tahan ainult sind, see on väga hea kodukaart ja kinnisvarakaart, vahet ei ole, kas sa oled suhtes, kas sa oled vallaline, müntide 10 ongi kodu uuendamine, puhastamine, korrastamine, renoveerimine, osta endale see uus vaip või uus diivan, kes tahab kolida või et osta kinnisvara, müüa kinnisvara. Müntide 10 on väga jõukas ja rikas kaart. Tagurpidi ta on siin väljas, tagurpidi ta lihtsalt tähendab, et ma ise ei usu ja kardan, et läheb halvasti, issand jumal, ja tegelikult on kõik nagu hästi. Et ainuke asi ongi selles mõõkadel ütles, et mõtle oma nagu asjad läbi, aga tegelikult aju lõikab sul hästi ja sa teed häid otsuseid. Ja kes on suhtes? Müntide 10 ennustab meile siis
kokkukolimist, kes ei ela veel koos, on ju, ta on ju ka kodukaart, on ju, siis ka kihlust, abielu, ka perelisa saamist, rasedust, laste saamist, eriti kui meil on keisrinna õigetspidi. Keisrinna kaardil kujutataksegi siis traditsiooniliselt rasedat naist ja ta ongi nagu selline viljakuse sümbol nagu igas mõttes, on ju, ka siis laste saamise mõttes. Absoluutselt ta on kaart number 1, mis siis indikeerib lapse sündi, aga alternatiivselt, kuna ta on viljakas, siis ta ka rahaliselt maitseb enda tehtud töö vilju, vaata ta on väga viljakas, ta ajab raha kokku, tal on head töökohad, hea sissetulek, et sa liigud tegelikult rahaliselt ja tööalaselt ka väga heas suunas, on ju, valik number 1 ja keisrinna kaart siis ka tähendab nagu sellist viljakust ka nagu loometöös. Keisrinna on nagu kanaldaja, ta võtab kuskilt kosmosest, kanaldab midagi siis imeilusat siia maailma, on ju, et tema ongi nagu looja, ta on nii suur enesearmastus ja muidugi laste saamine ka nagu selle kaardi juurde siis käib ja kes on suhtes, mütide 10 ongi siis ka siis abielukaart või et me tõesti nagu seome ennast ära või pühendame siis ennast teineteisele, et see on väga-väga nagu ilus alati, kui see kaart tuleb välja ja selle kaardi peal ongi meil ju kohtumõistmine, mis siis ka indikeerib seda, et ka mitte ainult meie töökohad ja elukohad, vaid ka meie suhted liiguvad nagu suures suunas edasi ja ülespoole, et edasi ja ülevalpool uues tsüklis on alati nagu kergem ja helgem ja rohkem küllust ja rohkem armastust ja vaata selline, siin on nagu laienemise tunnet, eks ole ka, et me vabanemegi, et sul ongi vaata see, et enda vigadest õppimine ja mul ei ole alati õigus ja kangekaelsus ja vaidlemine ja siis selles köidikutest vabanemise kaardil me ka vabaneme nendest mineviku tülid ja et mis iganes draamad meie vahel olid, on ju, et me kuidagi laseme hästi lahti ja tõesti algamas ongi nagu uus tsükkel, et väga-väga siis ilus, nii et mine enesekindlalt edasi, mine rahulikult edasi, siin on nagu jõulised sammud, aga need on läbimõeldud sammud, ma pigem ütleksin siis niimoodi. Valik number 1. Valik number 1 võtame ka siis sinu selle kuu olulised tähemärgid. Kui siin laua peal on meil ka neid, see on müntide baas, kõik siis mõlemast soost võivad olla maamärgid, sõnn, neitsi, kaljukits, sauade kuninganna, naissoost tulemärgid, jäärlõvi, ambur ja siis meil on ka mõõkade rüütel, need on siis mõlemast soost võivad olla, õhumärgid, kaksikud, kaalud, veevala ja et ainuke element, mis praegu ei ole esindatud, on siis veemärgid, et sul on maa, tuli ja õhk praegu siin juba laual olemas. Ja üks veemärk meil on siis lisaks tulnud skorpion, maa transformeerin ja meil on ka veel lisaks kaksikud, maa mõtlen. Vot niimoodi ja valik number 1 võtame siis ka sinu jaanuarikuu olulised kuupäevad, et millal miski juhtub, mis on olulised sellised ajapunktid siis sinu jaoks ja seni, kuni ma neid siin avan. Siis ma tahan sulle ka öelda, et tiiutarats.ee kodulehel on juba vaadatav siis selline lugemine nagu mida toob aasta 2026, et seal on siis igas kuus on siis sõnumid tulevad nagu igasse kuusse, et me ei räägi üleüldiselt, vaid me räägime igast kuus siis eraldi, et kui sa tahad natuke piiluda tulevikku vaadata siis, mida ka see aasta sulle toob, siis sa võid seda teha tiiutarats.ee lehel. Aga meil on siis valik number 1 sinu jaanuarikuu olulised kuupäevad, milleks on siis 2. jaanuar, meil on 6. jaanuar, meil on 11. jaanuar, 12. jaanuar, 15. jaanuar, 17. jaanuar, 18. jaanuar, 19. jaanuar ja 27. jaanuar. Vot niimoodi, valik number 1 ja see oli sinu jaanuarikuu. Ma loodan, et see tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline ja vahva jaanuar. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ning kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 2, tere tulemast, kui sa valisid selle imeilusa kollase kivikese. Vaatame siis, mis on jaanuarikuu sinu jaoks toomas, mida sa pead teadma, mis on su ellu tulemas jaanuaris. Siis võib-olla sa valisid ka selle kaardi järgi, sinu kaart on Lemuria. Ja selle kaardi siis tähendus on paradiisi või taeva loomine maa peal. Väga-väga ilus. Ja teine fraas, mis siin muide kirjas on, et jah,
see juhtub, jah, või tähendab jah, see on juba juhtumas, yes, it's happening, eks ole, et see juba ongi juhtumas ja väga-väga ilus selline türkiis-sinine, helesinine ja roosa ja nagu tohutult kaunid värvid, et võib-olla sa tunned kontakti lemuuriaga, meil on kõigil olnud või enamusel meist on olnud neid eelmisi elusid ka seal, ja selline õnnetunne ja selline tingimusteta armastus ja väga-väga siis ilus. Võib-olla sa näed ka unes natuke seda selles kuus, et nüüd tore, ma jõuan ka iga kaardi tähenduse juurde. Teine kaart on siis sul müntide 10 õigetspidi. Loomahingede kaardipakist kaart number 27, see on rebase hing, mõtle jalgel, see tähendab väga kiiret kuud, kus tuleb kiireid otsuseid teha, ja siis on meil järgmine kaart, mis ütleb mõtle järele. Okei. Kaitseinglite kaardipakist on meil kaart number 30 ja see on hingesugulaste siis ingel ja kuu oraklikaartidest on meil siis noor kuu tuleelemendis ja selle kaarti nimi on Impulss ja selle kaardi number on siis number 1, nii nagu ka selle siis 2026 aasta number. Kui sa liidad 2, 2 ja 6 kokku, siis see on number 1, et uus siis tsükkel on alanud, et 1-9 need numbrid siis lähevad, et 2025 oli siis aasta number 9 ja nüüd meil on number 1, et väga-väga põnev. Siis valik number 2, ka sinu selle kuu olulised või tähendab mitte tähemärgid, vaid tarokaardid, mul lähevad juba sõnad sassi, sellepärast et sul on armastajad õiget pidi väljas. Hingesugulaste ingel, armastajad õiget pidi, kõige suurem hingesugulaste kaart kaardipakis. Mis toimub? Siis on meil kaarik õiget pidi, müntide 4 õiget pidi, sauade äss tagurpidi ja mõõkade 4 tagurpidi ja siin siis valik number 1 on sinu selle kuu olulised tähemärgid, et need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks põnevalt ka midagi ees oodata. See on nii huvitav. Armastajad õigetpidi, räägime sellest. Meil on väga-väga tugev armastuse kuu, valik number 1, armastus, sest meil on siis armastajad õigetpidi ja see on pigem nüüd, vaata hingesugulased, eks ole, sul on ka see hingesugulaste kaart on ju väljas ja hingesugulased nad võivad olla ka meie väga lähedased sõbrad, nad on ka sellised olulised pereliikmed, et kellega me olemegi loodud koos kasvama, teineteisel peegeldama, aga mõlemal kaardil on kujutatud pigem romantilisi suhteid. Pigem siin nad juba peaaegu suudlevad, eks ole, ja siin nad vaatavad teineteisele silma ja nad hoiavad käes suurt südant, ja mõlema käsi siis seda südant toetab ja hoiab roosa süda, väga-väga ilus nagu armastuse siis märk, et pane vaim valmis, valik number 2, kui sa oled vallaline. Ega see enam kauaks ei ole. Tee siis kiiresti need asjad ära, mis sa nagu tahtsid vallalisena teha või üksinda teha, sellepärast, et siin on armumist ja armastust palju. Ja ka, kes on suhtes. Väga-väga ilusad, sügavad, veelgi sügavamaks ja toetavamaks meie suhe siis läheb. Ning see, kuidas nad hoiavad kahekesi käes seda roosat südant, kaks armastajat. See süda on asetatud just pigem selle naisterahva nagu kõhu kohale või kõhu ette või kõhu piirkonda, mis räägib mulle ka natuke rasedusest, eks ole, laste sünd ja siis perelisa saamine ja rasedus. Et väga-väga ilus ja seda kõike toetab veel ka müntide 10 ja nüüd ta on sul veel ka õiget pidi väljas, väga-väga ilus. Müntide 10 ongi suhetes kokku kolimine, vallalistele uue partneri leidmine, alustame sellest, eks ole, vallalised leiavad endale uue partneri, kellega ka müntide 10 mõnikord me olemegi reaalselt elu lõpuni koos, et ta on nii pühenduv ja igavesti sinu, eks ole, selline kaart. Vallalised leiavad uue partneri, kes ei ela veel koos, kolivad kokku, sest müntide 10 on ka kodu ja kinnisvarakaart, on ju. Müntide 10 ka on kihlumist, on abiellumist ja on laste saamist ja perelisa ja müntide 10 on ka põlvkonnad, meie sugulased ja vanemad generatsioonid ja lapsed ja lapselapsed, et võib-olla paljudele teist on ka see lapselapse saamise nagu sõnum, on ju, et need on nii ilusad, kõik sinu kaardid, mis räägivad suhetest praegu, siin laual on üliarmsad ja ilusad, just nimelt nagu suhted ja paarisuhted ja peresuhted ja lapsed ja vanavanemad ja vanemad ja kuidagi ääretult sügavad ja armsad, nii et olge selleks siis valmis. Nüüd vallalised, et kui me juba suhetest räägime selle ära, on ju, vallalised, kui sa armastate kaardis kellegiga kohtud,
alguses on jube imelik. Ta on nii teistsugune või sa võib-olla nagu ei ole kogenud midagi sellist. Armastajate kaart on nagu selline, et inimestel on teatud kiiksud, kõigil meil neid on, kuidas me oleme harjunud elama või et mingid mustrid, harjumused on ju, ja siis armastajate kaardis nagu vastandid tõmbuvad või et erinevused nii-öelda rikastavad suhet, et jah, meil on ka partneritena väga palju sarnaseid jooni või võib-olla meil on sarnane muusikamaitse, võib-olla me tahame elus samu asju, on ju, hästi tore. Ja meil on ka neid erinevusi ja neid kiikse ja siis me mõtleme, miks ta nii imelik on või miks ta niimoodi käitub. Vaata, need kiiksud on üliolulised armastajate kaardis, sest nendest on meil kõige rohkem õppida. Et kui me kogu aeg oleksime üks ja seesama ja hästi sarnased, vaata, ega meil ei oleks väga huvitav. Me kogu aeg elaks mingit ühte nagu sellist rutiini nagu läbi, aga need teistsugune ja imelik ja mingi uus kiiks ja mingi uus asi, vaata need hästi nagu elavdavad suhet ja rikastavad suhet, et te võite olla ka vastandid võib-olla nagu välimuselt või kultuuriliselt või hoopis nagu teistest maailma otstest olla nagu pärit ja vaata armastajad on natuke siuksed, et kaks erinevust, aga nad kokku sobivad omavahel nagu kaks pusletükki, ideaalselt sobivad omavahel nagu kokku, et käib nagu lihtsalt mingisugune klõps ära ja me saame aru, et see on nagu minu inimene. Et see on nii ilus märk ka, eriti veel nagu õigetpidi ka, siin ei ole ühtegi takistust ja siia järgi tuleb ka veel kaarik õigetpidi, mis on nii tuhisev ja nii liikuv ja issand jumal, et kaarik on nii edu nagu märk, eks ole, et tegingi ära, saavutasin, saingi, et nii ilus suhe. ja mulle ääretult meeldib ka selle hingesugulaste kaart, siis kaitseinglite kaardipakist, nagu ma ütlesin, kaart number 30, et nad on teineteise embuses ja nad näevad vaid teineteist ja ümberringi võivad olla lained ja tuuled ja tormid ja mis iganes siin nagu toimub, võib-olla ka see paradiis, mida me siin selles esimeses kaardis nagu loome, aga nemad ei märkagi, nad näevad ainult teineteist ja nad on nii kuidagi nagu suunatud teineteise poole, et mitte miski muu ei loe. Ja kuna see on nagu kaitseinglite kaardipakk ja igal kaardil on siis nagu mingi teema, on ju, pluss siis ingel. Ja siis see tähendab ka seda, et kõrgemad jõud hästi aitavad sind. Nad hoolitsevad selle eest, et valed inimesed su ellu enam ei tuleks, et sa ei raiskaks oma aega mõttetute inimeste peale, nad hästi juhivad sind ka nagu suhetes ja paarisuhetes täpselt õigele teele, et sa ei pea nagu muretsema. Ja teine asi, vallalised armastajad on ka tihti kahe inimese vahel valik, kuna armastajad on duaalne kaart nagu kaks. Ta on ka siis kaksikute kaart kusjuures. Ja ta tähendabki siis võib-olla ka osadele teist kahe partneri või kahe inimese vahel valimist. Ja armastajate kaart ka räägib sellest, et vali südamega. Mitte nagu see, et mis tundub loogiliselt parem või mõistlikum nii-öelda, vaid see, et mis tekitab elevust, põnevust, kirge, mis lööb südame kiiremini nagu põksuma. Ja müntide 10 niikuinii suhetes kõik te valik number 2 liigute nagu luksuse poole, rahulolu poole, toetuse, sa oled mul alati olemas, ma saan sinu peale toetuda, see on nagu kindlustunne. Müntide 10 on ka nagu see, et oma jälje jätmine siia maailma või et ka nagu, et koos loome sellist ühist pere, ajame juured alla, me loome ühist tulevikku koos ja et me seome ka enda nagu tulevikuvisioonid koos nagu ära ja müntide 10 on ka kusjuures pensionikaart, eks ole, mis tähendab ka siis suhetes nagu seda, et isegi kui oleme juba vanad ja halli peaga ikka rõõmsalt koos ja ta on nii ilusad kaardid on tegelikult paari suhetes, kusjuures rahaliselt ka, et mul ei ole siin väga kobiseda ka rahaasjade pärast, aga räägime hetkel on ju suhetest. Et miks ma räägin ka, et te võite olla teistes maailma otstes, siin on päris palju reisimise ja puhkuste kaarte, teile valik number 2 väljas. Müntide 10 selles kaardipakis siis kujutatakse Pariisi, kuna siin on see Eiffeli torn ja Pariis ja võib-olla Prantsusmaa või et Pariis mängib rolli, et siin inimesed istuvad kohvikus, lapsed mängivad, kõik on hästi tore, et selline nagu puhkus või et asukoha vahetusreis on ju. Kaarik, väga-väga suur reisimise kaart. Kaarik õigepidi ka veel väga hea reis, sujuv reis. Kaarik on ju liiklusvahendid, ta on nagu sõitev kaart, ehk siis auto, rong, lennuk ja mis iganes me liigume, reisimiseks väga-väga hea kuu. Ja veel enam, sul on ka siin mõõkade 4. Mõõkade 4 on ka puhkus ja reis. Kõik, mis ta tähendab, ongi akude laadimine, aja maha võtmine, puhkus ja reis, eks ole. Et sul on nagu puhkusteks ja reisideks ja üldse nagu selline endale elamiseks ja enda jaoks aja maha võtmiseks väga-väga mõnus nagu kuu. Ja mõõkade 4 kusjuures tihti tulebki välja siis,
kui me ei ole ammu võtnud aega endale, kui me oleme natuke väsinud ja läbi põlenud, ja ka jaanuar on nagu selline suhteliselt loogiline ja levinud selline ajahetk, kus me olemegi natuke tülpinud ja väsinud ja pime ja ka enam ei jaksa, eks ole. Siis mõõkade 4 tuleb välja, kui meil on vaja akusid laadida. Kui sul telefonil saab aku tühjaks, siis paned ta laadima, on ju. Et kui endal saab aku tühjaks, mida sa teed, hakkad veel hambad ristis veel edasi asju tegema, eks ole, milleks. Mõõkade 4 tuletabki meelde, et meil on õigus puhata, meil on õigus rahuneda. Ja see reis mõõkade 4 ei ole selline, et nüüd ma võtan töölt vabaks, aga ma hakkan igast asju tegema, aeda ehitama ja maja ehitama ja kõik tegema. Ei. Mõõkade 4 on see kaart, kus me lihtsalt vedeleme. Vaatame filmi, vaatame, kuidas värv kuivab seina peal, vaatame, kuidas rohi kasvab. Kuidagi selline paus iseenda jaoks. Ja et kui sa tahad enda mõtteid mõelda omaette olla, absoluutselt tee seda. Et võib olla ka mingi sooloreis või oledki üksinda kuskil väga-väga tore. Ja et miks ma sellest reisiteemast hakkasin rääkima, tulen tagasi siia suhete juurde, et vallaliselt sul on ka nii-öelda jutumärkides ohtu, ka võib-olla heas mõttes on ju, et kohtudagi välismaalasega või et olete erinevatest riikidest või asukohtadest, et seda on siin ka natuke nagu väljas. Või siis kohtud temaga siis, kui sa hakkad liigutama ennast, kui sa ei ole enam kodus ja ühe koha peal, vaid sa hakkad nagu kuidagi asukohta vahetama, uusi kohti siis avastama. Ja meil ongi nagu kuidagi see paradiisi loomise kaart ju kõige esimene. See on nii ilus ja nagu sellist õndsust ja rahu ja küllust ja armastust täis kaart, et jah, see on juba juhtumas, ütleb see ja seda, et ja võib-olla sinu enda nagu energeetika, sa oled ennast tervendanud ja eriti oma südant, eks ole, tervendanud sellisel viisil, et sa nagu kanaldad ja ankordadki siia maailma seda nagu õndsuse energiat, et selline ääretut armastust ja nagu õndsust täiskuu kuidagi sinu jaoks ja sellel kaardil on ju kujutatud ka nagu sellist koske ja džunglit ja mägesid ja paradiis ja võib-olla sa reisid hoopis sellisesse kohta või et sa plaanid mõnda reisi, sest rääkides ajapunktidest, sul on väga suurelt ja laialt väljas juuni ja juuli, mis on siis armastajad ja kaarik. Juuni-juuli, ehk siis võib-olla sa plaanid jaanuaris äriasjad või suhted või reisid, mida sa jaanuaris alustad või tegema hakkad või mõtled või unistad või plaanid. Need on juuni-juuli ja saavad kuidagi väga märgiliseks, et juuni-juuli on seotud jaanuariga. Et päris huvitav. Siis räägime ka valik number 1 sinu tööst, karjäärist. Müntide 10, kaarik, müntide 4, sauad äss. No, need on ikka päris korralikult positiivsed kaardid, ütleme niimoodi. Eriti kõige tugevam nendest on siis kaarik õigetpidi. Alustame sellest, et kaarik ei ole mitte ainult 3 sammu edasi või 10 sammu, isegi mitte 100 sammu, ta on 1 miljon sammu. Ta on edasi, ta on reaalselt nii suur hüpe ja nii suur edu ja nii suur kordaminek ja nagu mühinaga liigub ta edasi, kuna ta on ju kaarik, ta liigub, on ju. Ja kaarik tõuseb nagu karjäärialaselt väga kõrgele, sa võid saada ametikõrgendust, mütide 10 ka sellest räägib, et see ei pruugigi nagu kohe tulla, aga mütide 10 on väga jõukas kaart, mis ajab nagu kulda ja karda ja raha endale elu jooksul aina rohkem ja rohkem nagu kokku. Kaarik on nagu siuke võit kordaminek, eks ole, et sina võidad, kui sa kandideerid uuele tööle, sauad ässaks on sul väljas, ässad mõnikord avavad uue ukse, et nagu kui sa tahad uut tööd, sa saad selle, sest kaarik edestab nagu konkurente, kaarik võidab, kaarik on parim, eks ole. Et see on sul ka veel õigetpidi ka, mis tähendab kerget edu, et sa ei pea isegi võitlema selle nimel. Ja kui sa tahad lihtsalt tööalaselt kasvada, edasi areneda, saavutada midagi uut, alustada sellest sauad ässas ka uus äri, enda äri alustamine, enda hobiga raha teenimine, absoluutselt tasub seda teha, juba hakka täna tegema, et sul ei ole ühtegi takistust siin nagu ees. Ja kusjuures sul on ka mütide 4, mis on väga tasakaalukas rahaasjade läbimõtleja, ehk siis sa ei kuluta suvaliselt kuskile, sul on väga eesmärgikindlad ja läbimõeldud kulutused, vaata, et see on väga hea märk, aga kaarikust rääkides. Kaarik siis indikeerib suurt võitu, suurt tõusu, edu karjääris, sa nagu mühisedes lähed edasi, saavutad palju, inimesed näevad, kaarik on nagu teiste silmes, et sa võid ülemuselt saada kiita, kuidagi teised inimesed on ka huvitatud, kuidas sa seda kõike teed, et väga-väga äge. Kaarik on nagu selline natuke kuulsus ka, aga kaarikut juhivad must ja valge hobune ja nad juhivad võrdselt. Kui ainult üks nendest oleks, näiteks valge hobune, ta ei jaksaks üksinda kaarikut tõmmata. See on väga, et me elame duaalses maailmas, meil on valgus ja vari.
Kaariku kaardis on see siis selline, mida edukam sa oled, seda rohkem on kadedaid inimesi sinu ümber. Selleks tuleb olla valmis ja nende arvamusest ei tasu lasta ennast kõigutada. Las külakoerad hauguvad, karavan ehk siis kaarik läheb ikkagi edasi. Ja kujuta ette, et maailma kuulus laulja või maailma kuulus näitleja, tal on miljoneid fänne ja siis ka miljoneid negatiivseid, mingisuguseid inisejaid, kes kommenteerivad halvasti teda, kes on kadedad tegelikult, eks ole. Ja need ongi see must ja valge hobune ja tegelikult nad on mõlemad ju edasiviivad jõud. Kui on keegi kade, see tegelikult imetleb sind, see tegelikult on su fänn. Et need on lihtsalt ühe sama mündi kaks poolt. Kadedus ja imetlus on põhimõtteliselt sama energia, üks on positiivne, teine negatiivne, aga see täpselt sama asi ja seda see kaarik tähendabki. Et mida rohkem me võidame, seda rohkem kaotajad on ka vihased meie peale ja selleks ole valmis, sa võib-olla pead nagu puhastama ennast sellest, lülitama ennast välja, lõikama teatud inimesi ära, võib-olla rohkem nagu kuidagi panema näpud kõrva ja ma ei kuule teid, ma ei kuule teie arvamusi, mina tahan niimoodi teha, et ära lase ennast kõigutada võib-olla teistest inimestest ja enda nagu otsused teed ikkagi sina ise endale. Usu mind, sa saad nagu seda kiitust ja tunnustust ja tegelikult Kaarik õigetpidi on see, et sa oled õigel teel ja Kaarik, kui ta oleks tagurpidi, tead, see oleks vaevaline, nagu sa pead ennast ületama, sul on suured hirmud ja mis iganes, on ju. Aga Kaarik õigetpidi on see, nii kergelt tuli edu, et ise ka ei usu, on ju, et selline väga-väga mõnus. Pluss veel müntide 10 on üks kõige rikkamaid kaarte kaardipakis, aga tema tähendab nagu sellist inglise keeles on üks hea sõna legacy, see on nagu selline, et me jätame endast midagi siia maailma maha või et ehitame midagi suurt nagu üles, et enda mitte nagu pärandi jätmine nii-öelda, vaid et me jätame nagu jälje endast või et mis meist siia nagu ellu maha jääb ja müntide 10 on väga eesmärgikindlate ja sihikindlate inimeste kaart. Ta läheb rahulikult, ta ajab aina rohkem raha kokku, ta teeb rahaliselt väga häid otsuseid, tänu sellele on ta veel aastakümneidki edukas. 10 aastat edu tähendab müntide 10 ja ta tähendabki edukas pension, jõukas pension, kinnisvaras on ta väga hea kaart, kes tahab kolida, uut kodu osta, müüa kinnisvara, väga-väga soodne kuu sinu jaoks ja müntide 10 ka, et koduga seoses, kui me juba sellest räägime, et kui sa tahadki kodus midagi ehitada, uuendada, parandada, eks ole, või siis uus diivan, uus vaip, absoluutselt tasub. Müntide 10 ongi selline pesapunumise nagu kaart ja ta on nagu selline luksuslik ja jõukas, et selles suhtes on see hea märk. Veel enam sinu rahaasjades on sul väljas müntide 4. Müntide 4 on raha kogumine ja tema tuleb tihti välja siis, et öelda meile, circa 3-4 kuu pärast tuleb sul suurem väljaminek teha. Siis on hea, kui sa nüüd jaanuar, veebruar, märts, eks ole, võtad rahulikult, et me ei kuluta suvaliselt, ei osta mingit tilulilu endale, vaid me ikkagi mõtleme läbi, mis on meie suuremad eesmärgid ja natuke paneme raha kõrvale ja kogume. Et selline käitumine on hea, aga müntide 4 tuleb ka välja siis, kui meil on näiteks rahahirmud, vaata hirm nagu hakkama saada, hirm stabiilsuse pärast, hirm kaotada tööd, et müntide 4 tegelikult tähendab kindlat vundamenti. Ja ta on sul õigetpidi ka väljas, mis ongi nagu toetus, kindlustunne. Müntide 4 meil ei saa midagi katki minna ja pahasti minna ja nagu ära kaduda, meilt ei saa midagi ära võtta. Ainukene asi, mis võib juhtuda, on see, et me hakkame laristama ja vaata seda tuleb ohjeldada. Et küll on ta sul õigetpidi, mis tähendab, et sa oled rohkem kontrollitud, see on hea kaart, eks ole, selles suhtes. Aga tead, me mõnikord lihtsalt hakkame suvaliselt, et meil tulevad mingid emotsioonid peale ja siis ostame endale asju, siis pärast kahetseme, eks ole, et vot seda tuleb sul ka hästi nagu selles kuus jälgida, aga üldiselt müntide 4 on väga hea rahakaart ja järgi on sul tulemas ka sauade äss, mis siis tihti ässad tähendavad siis uue ukse avanemist ja sauade äss võib olla siis äri, töö, karjäär või looming, kunstid ja looming. Võib-olla sa saad kõik selle omavahel ära ühendada, väga hea. Näiteks enda oskuse talendiga raha teenimine, teeme enda e-poe, hakkad müüma näiteks ehteid või küünlaid või käsitööd või riideid või et igasugused sellised säravad ideed. See on väga-väga hea. Võib-olla teile samamoodi nagu valik number 1. Teil on väga sarnane joon, teil on see kuu loomise kuufaas, eks ole, väljas see noor kuu loomine. Must kuu loomine, uus kuu on 18 jaanuar ja peale seda 18-19 ja sealt edasi on plahvatuslikud ideed, sest siin on tuleelemendis kaart number 1 kuu loomine ja siin on tuleelemendis kaart number 1 sauade äss.
see on plahvatus, see on idee, selle kaardi nimi ongi impulss, eks ole. Teen seda, lähen sinna, kandideerin sellele tööle, alustan oma äri. Absoluutselt, kui sul sellised ideed hakkavad kuu teises pooles, eriti peale 18. jaanuari tulema, kohe tee ära. Ära üldse mõtlegi, hakka kohe tegema, mitte homme, mitte tunni aja pärast, kohe, eks ole, et ära lükka edasi, sest sauade ässaga alustatud teekond on alati edukas. Sauade äss garanteerib nagu edu meile, eks ole, aga tagurpidi sauade äss on see, ma ikka ei tea ja äkki ikka lükkan edasi, äkki ikka pole aega õige, ma ikka ei saa ja võtan ikkagi tagasihoidlikult, ei. Me peame minema nagu all in'i nii-öelda, me peame 0-100 minema, mitte ettevaatlikult paar sammu tegema. Et usu mind, et ettevaatlikud kaarte on ka taros olemas, aga sauatäss ei ole seda. Sauatäss lööb jalaga ukse lahti, siin ma olen, ja ta on nii jõuline, aga samas sauade element ja tule element, nii nagu see kuu sulki siin on, ja tule element on nagu esinev ja eputav ja seltskonnal lõvi ja ta on väga lahe ja ilus ja inimestele jääb ta silma ja see oledki sina kusjuures. Ja kui ma tulen korraks suhete juurde tagasi, sauatäss on väga füüsiliselt kirglik ja rahuldust pakkuv kaart, ütleme niimoodi, kuna ta on väga falliline sümbol, ta on üks suur sau, et vallalised siin on nagu selliseid särtsakaid kohtumisi võib-olla teile, kes on suhtes, need leiavad ka enda kire koos uuesti ülesse, võib-olla on seegi seotud selle puhkuse ja selle rahuga ja lähmegi reisile ja puhkame, kuna see mõõkade 4 on kohe siin kõrval, et ka seda. Ja suhetest rääkides müntide 4 õigetspidi, et see on ainuke kaart, mida me ei ole veel nagu suhetest rääkinud. Müntide 4 tähendab, et sa oled ise liiga kontrolliv, liiga kinnine, liiga ettevaatlik, sul on mingid traumad, kus sind on halvasti koheldud ja siis sa hakkad nagu kahtlustama inimesi, äkki ikka valetab, äkki ikka teeb valesti. Ja siis me otsime neid vigu ja sa oled ise natuke kinnine, ise natuke erroris, sa arvad, et kõik teised teevad valesti, aga võib-olla sa ise nagu teed, et natuke tuleb ka endale selles kaardis otsa vaadata, et mida sa kardad. Tegelikult kardad ennast avada või et sa tahad kõiki olukordasid kontrollida, et me ei saa kontrollida aega, teisi inimesi, suhteid, saatust, meil tuleb natukene õppida sellest roolist nagu lahti laskma, et raha asju pead väga hästi kontrollima ja ennast hoidma nagu joone peal, aga suhetes kontrollid liiga palju, et natuke mõtteainet sulle. Ja kuna meil on ka see särtsakas, tuline, rebane, vaata ta on ka selline oranž või punane siin natukene meil see rebasekene ja tema räägib ka, et sa pead mõtlema jalgel, ma nagu tahaks või et see, et kohe nüüd ja praegu otsustan ära, teen ära ja ka see, et nagu ta on nii väle ja nii vilgas kuidagi ja ta on kaval ja ta on tark ja tubli ja vaata, sa pead natukene puusalt tulistama, et see tuline rebane läheb ka selle sauade ässa ja ka selle kuu loomise kaardiga siis tule elemendis hästi nagu kokku ja ma isegi asetaks selle rohkem nagu kuu teise poole ja see on väga huvitav, et sul on ka kõrvalkaart mõtle järele, kus on siis inimesel käes üks mõõk, ta on väga sinine kaart ja mõõkade element ongi natuke sinine ja üks mõõk, see tähendab mõõkade ässa, on ju. Mõtle järele, mõõkade äss on ka idee, leping, tehing, hakkan tegema, mõte, eks ole, et kuidas ma varem aru ei saanud, ma saan hoopis niimoodi teha. Et sul on nii ägedad ideed ja nii kuidagi aju töötab, loovus töötab, kuidagi sa kanaldad kõike seda iseenesest, see kõik lendab sulle sülle, et sa küll sul on see mõtle järele, sa mõtled väga hästi järele, sa nagu analüüsid asju hästi, ma ei näe, et siin oleks mingisuguseid kaarte, kus keegi sulle mingit negatiivset asja pakuks või mingi halb tehing oleks, seda siin ei ole ja pigem ongi nagu see, et mõõkade 4 tagurpidi ja mõtle järele kaart, need mõlemad sinised kaardid, need on pigem nagu sellised, et ma lähen koju rahulikult, puhkan ennast välja, mõtlen läbi ja siis teen otsuse, on ju, aga samas kõik need tuleelemendi kaardid on, otsustan nüüd on vaja teha, teen ära, eks ole, et sa oled kuidagi mõlemas energias ääretult nagu rahul või et tasakaalus, et sa ise peadki kõhutunde pealt siis kuidagi aru saama, tunnetama, et millal on see läbimõtlemise hetk ja millal on see, et ma tegutsen kohe, et mul on vaja hüpata nagu kohe selle asja külge, et ma ei saa enam nagu oodata, aga sul tuleb väga särtsakas kuu, väga liikuv kuu, edasiliikuv kuu, reisida, puhata tasuks palju, ka need koduteemad esile kerkivad ja kõige enam ja veel enam suhted, armastus, lähisuhted, hingesugulased, väga-väga nagu ilus energia suhetes. Võt niimoodi valik number 1. Võtame ka siit sinu selle kuu olulised siis tähemärgid. Laua peal on sul siis armastajad, tema on kaksikute isikukaart. Kaarik on vähi isikukaart ja samamoodi juuni ja juulil ka siis nad esindasid ja meil on uuesti väljas vähk, siis ka lisakaartidest vähk, maa tunnen ja kaalud
ma balansseerin, ma tasakaalustan. Ja siis valik number 2, võtame ka siis sinu jaanuarikuu olulised kuupäevad. Et millal miski juhtub, mis on olulised ajapunktid siis sinu jaoks ja seni, kuni ma neid siin siis rahulikult avan, siis ma tahan rääkida ka sulle seda, et tiiutarot.ee kodulehel on siis mida toob aasta 2026 lugemine juba täitsa vaadatav. Tegemist on siis ka nagu valikaart stiilis videoga, et sa saad siis valida, et mida see aasta sulle toob. Ja seal tulevad igasse kuusse nagu tuleb kaart, et see ei ole nagu üldine lugemine, vaid iga kuu sõnumid nagu tulevad siis järjest sealt välja, et kui sulle pakub huvi, tahad piiluda natukene, mida siis 2026 aasta sulle toob, siis saad seda teha sealt tiiutarot.ee. Aga valik number 2, sinu jaanuarikuu olulised kuupäevad: 6. jaanuar, 7. jaanuar, meil on siis 11. jaanuar, 13. jaanuar, 14. jaanuar, 15. jaanuar, 19. jaanuar ja 22. jaanuar. Vot niimoodi valik number 2 siis oli sinu jaanuarikuu. Ma loodan, et see tuleb hästi vinge, imeline, vahva, üliäge jaanuar. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 3, tere tulemast, kui sa valisid selle imeilusa roosa kvartsi. Vaatame siis, mis on jaanuarikuu sulle toomas, mida sa pead teadma, mis on sinu ellu tulemas. Võib-olla sa valisid ka kaardi järgi, sinu kaart on siis jah. Lihtsalt ütle jah on siin siis kirjas. Väga selline ilusates toonides kaart ka. Kuna siin on ka 3 inimest, siin on väga palju sellist sõprust ja ka koostööd, et natuke karikate 3 see mulle meenutab, et karikate 3 ongi selline sõprussuhted, tiimitöö, koos asjade tegemine. Aga valik number 1 ka siis võtame sinu jaanuarikuu olulised siis kaardid ka kohe välja. Kui sa tahad piiluda, mida toob aasta 2026, siis tiiutarot.ee kodulehel on selline lugemine juba üleval, et saad siis seda sealt vaadata, et mida siis see aasta sulle toob, et igas kuus on siis tarokaart, et sa saad teada, mida iga kuu toob. Aga lähme edasi sinu kaartide juurde. Meil on siis esimese suure tarokaardina, meil on mõõkade 3 tagurpidi. Siis on meil loomahingade kaardipakist kaart number 31. See on siis, eesti keeles on see loom ümiseja. Kujutad teda ette kui selline suur näriline, selline natuke mingit kobrast mulle siin hetkel meenutab. Aga see kaart räägib siis sellest, et aeg on lasta lahti, millest käppade vahel on tal suur selline punane süda, eks ole. Meil räägib siis suhete tervenemise kuu. Meil on ka andesta kohe siia järgi, see on loogiline. Kaitseinglite kaardipakist on meil kaart number 26 ja see on jõu ja võimsuse. Kuidagi ingel, et väga äge. Ja siis on meil kuu oraaklikaardidest. Siin on ka sellised jumalannad alati ka siis või selles kaardipakis esindatud ja sul on siis Hera. Hera on siis Kreekas see naissoost kõige tugevam ja kõige siis jumalanna, et Zeusi naine, Hera on sul siin väljas. Siis võtame ka valik number 3 sinu olulised siis sõnumid ka tarokaartidelt. Meil on karikate 3, mida ma just ütlesin. Karikate 3 on ka veel selle kaardi all. Ma luban, et ma ei vaata neid kaarte ette, ma avan need sinuga koos. Ja karikate 3 ja ma ütlesin, et mulle meenutab see 3 trio siin ja siis karikate 3 kohe selle kaardi alla ka meil sattus. Müntide äss õigetpidi, karikate 2 õigetpidi, sauade 7 tagurpidi ja sauade paas. Ja siin siis valik number 3 on ka sinu jaanuarikuu olulised siis tähemärgid. Need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt midagi ees oodata. No sinu kõige suurem sõnum, et millest me räägime? Siin on suhted, eriti lähisuhted, paarisuhted, lähedased sõbrad, armastussuhted ja pere. Väga suur puhastumine, minna laskmine, ümbersünd, tervenemine just nimelt suhete valdkonnas, sest sul on esimene suurkaart on mõõkade 3 tagurpidi. Mõõkade 3 tagurpidi tähendab, et me võtame okkad oma hingest välja, okkad oma südamest välja, kellegi valusad sõnad, valusad teod, mõttetud mingid mineviku eksid, suhted, kõik, kes on meile liiga teinud, ka ülemused, töökaaslased. Mõõkade 3, kui ta on õigetpidi, vaata, siis ta ongi nagu selline, et keegi lööb
tegelikult meile nagu noa südamesse. Mõõgad, mis see on? Mõõgad on sõnad ja vaata, et meid solvatakse, meid alandatakse, öeldakse negatiivselt ja mõõkade 3 tagurpidi tähendab seda, et see kõik kaob ära või see kõik saab läbi, me ise ka laseme lahti, terveneme. Mõnikord need okkad ja need hingehaavad on tekkinud 3 aastat tagasi, 5 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, 30 aastat tagasi, eks ole, et me selleks, et elus nagu toime tulla, hakkama saada, elus on ju vaja edasi liikuda, mõnikord surume ka alla väga palju seda, et mis meiega on tehtud või et mis on juhtunud, surume alla ja siis tähendab, et me ei lahenda ära, aga me õpime nagu toime tulema, nii-öelda sellega. Ja ka mõõkade 3 siis on tagurpidi, mis tähendab seda, et seda valu ei ole enam minu sees, et sa puhastad selle ära, et sa lased sellest lahti, et see on nagu kuidagi nii ilus armastuse kaart tegelikult ja kusjuures mõõkade 3 traditsioonilises taros kujutataksegi sellest suurt punast südant, nii nagu see kõige rohkem see sümbol või et see kujund meie elus siis on ju, või et meie ühiskonnas, et see suur punane nagu süda nii-öelda ja siis mõõkade 3 on sinna löödud, vaata 3 mõõka, eks ole, et see tähendab nagu sellist teiste inimeste poolsed negatiivseid tegusid ja sõnu on ju meie südamesse ja siis me saame haiget, sest mõõk on ju valus, eks ole, mõõk on terav. Ja mõõkade 3 tagurpidi, et me kisume need mõõgad südamest välja, see süda terveneb, paraneb. Sa pead ise endale natuke otsa vaatama, et mida sa kardad tunnistada või lahti lasta. Mõnikord meil on viha, trots, mõnikord on süütunne või häbitunne, või kuidagi, et kõik oli minu viga, et ma oleks pidanud parem olema, või häbi, et ma üldse võtsin sellise inimese enda ellu, igasugused sellised asjad, et sul selle kuu jooksul võib see üles kerkida, sa võid unest näha, sa võid kohata kogemata kuskil seda inimest toidupoes, et minevik natukene kummitab meid mõõkade 3, aga õnneks on ta tagurpidi, mis tähendabki siis sellist puhastumist, andestamist, lahtilaskmist ja suuremat armastust. Ja tegelikult armastus sul siin karikate ässas, kui ma siin nagu juba sõnumist natukene ette rutan, siis karikate äss, või tähendab karikate 2 tähendab, toob meile ju imeilusad armastussuhted ja hingesugulased. See on nagu puhastuskuur suhetes, sest järgmine kaart on sul ka see siis ümiseja kaart number 31. Ja selle kaardi siis teine fraas või mis siin on peal kirjas, on aeg lahti lasta. Lihtsalt on aeg lahti lasta. Kaua me ripume selle küljes. Ka negatiivsed emotsioonid, käitumismustrid, harjumused enda keha suhtes, toitumine, liikumine, see on natuke klišee muidugi. Jaanuar ongi see kuu, kus kõik on, nüüd ma lähen trenni ja nüüd ma olen parem inimene, aga tegelikult see kõik, ma sulle ütleksin niimoodi, et sa võid minna trenni ja olla parem inimene, aga vaata seda paremal energial ei ole ruumi meie ellu tulla, kui see vana jama istub seal ees. Et sellepärast sul ongi pigem see, et vaata otsa, mida sul koristada vaja on enda seest nagu ära. Võib-olla ka koristada enda kodu, visata vanad asjad ära, korrastada midagi, teha ruumi sellele siis uuele energiale. Ongi aeg lasta lahti ja selle ümise ja käppade vahel, nagu ma ütlesin, ongi see punane süda, et sa lasedki võib-olla ka mingid ootused ja unistused, mis nagu kellegiga ei täitunud, eks ole, või et kasutamata potentsiaal, et mõnikord meil on seda kahetsust ka väga palju sealt, on ju, et ja ka kusjuures sõprussuhted on märgilised. Sellepärast nii nagu ma ütlesin, et karikate 3 natuke see mulle meenutab, et siin on 3 naist justkui nagu peal, et see võib olla ka 3 sind, on ju, et kuna ta on hästi selline ühtemoodi näevad välja. Et roosas rüüs, see tähendabki siis sellist tingimusteta armastust, lähedust, võib-olla ka need 3 naist teevad hästi nagu koostööd, siin on nagu koos loomist, aitamist, aga karikate 3 tähendus on ka sõprussuhted, siuke kamp, eks ole, kamba vaim ja sul on ka siin all karikate 3 tagurpidi, mis tähendab mõnikord haiget saamist sõprade poolt või et meil on nagu toredad sõbrad ja võib-olla sa võid jaanuarikuus märgata, et mõned sõbrad ei olegi nii toredad sõbrad, eks ole, mingisugune ümberkorraldumine võib sul ka sõbrannad, eriti kuna ta on naissoost kaart. Karikate 3, seal on 3 naist ja siin on ka 3 naist sellel jah-kaardil, et võib-olla ka sõbrannade grupis või et nagu sinu sõpruste tutvusringkonnas on päris palju nagu ümberkorraldumist, nii-öelda, et vanad sõbrad kaovad, uued tulevad asemele, võib-olla ka inimesed, kellega sa hakkad rohkem koos looma, koostööd tegema, et karikate 3 ei ole sisuliselt paha kaart, ta ei ole üldse halb kaart, ta on lihtsalt tagurpidi on nagu selline, et meie sõbrad heast südamest üritavad meile head nõu anda, aga tegelikult tead, need nõuanded on halvad, võtta, et või näiteks, ma toon lihtsalt hea näite, et sa kohtud kellegi uuega, on ju, paari suhete, eks ole, siis kontekstis on ju, kohtud kellegi uuega ja siis sõber-sõbranna hakkab ütlema, kirjuta talle nii või et ära talle 3 päeva vasta või tee nii või et käitu nii. Tead,
tee nii, nagu sina tahad, on ju. Et karikate kolmes, vaata, ta ei anna sulle meelega nagu halba nõu, on ju. Ta ei taha nagu meelega midagi ära rikkuda, aga nagu neil on mingid omad maailmavaated ja omad teemad ja omad asjad, et nad võivad nagu meid juhtida mitte väga heale teele, kui me neid hakkame kuulama, on ju. Et meil tuleb nagu võib-olla enda peaga rohkem siin on ju mõelda selles kuus. Mis on ka väga huvitav, et need on ka kaardid number 3, mõõkade 3, karikate 3, siin on 3 naist, eks ole, 333, et see ka see 31 on ju ka selle siis ümiseja kaardiline number, et kui sa näed 333, see ongi see, tegelikult 333 on väga hea loomingu number, väga hea koostöö, tiimitöö number ja see, sa kuidagi, sa puhastad ennast vanast jamast ja vanadest mõttetutest suhetest nii hästi ära, et kuidagi iseenesest voolavad nii uued ja õiged inimesed sinu ellu, kellega sa hakkad võib-olla koos kunstides looma midagi, sul on sauade baas, eks ole, väljas. Et uued tutvused, uued sõbrad või isegi nagu selline, loome koos muusikat, loome koos kunsti, loome koos midagi nagu disainime midagi, loome koos äri, igasugused sellised asjad, ülipositiivne sinu jaoks, valik number 3 selles kuus, absoluutselt nagu ülipositiivne, sest sul on järgi tulemas väga head suhtekaardid, müntide äss on uus sõber, karikate 2 hingesugulased on ju, sauade baas, lõbus, vahva, loominguline, ekstravertne, tore, üritused, peod, nii lahe kuu on ju, et sul on nagu väga selline mõnus kuu, võib-olla selle kuu algusesse lihtsalt satub või aeg-ajalt osadele teist selle kuu jooksul kerkivad mingid vanad mälestused nagu sõprussuhted või vana sõber, kes reitis sind või rääkis sind taga või ülemus, kes kohtles halvasti või et mõni eks, kes hästi valetas või et inetult sulle ütles, vaata mõõkade 3 on nagu meelega inimesed nagu kritiseerivad meid või et ta teab, et sa oled näiteks ebakindel, näiteks oma keha suhtes on ju, ja siis ta meelega veel ütleb, on ju, igasugused sellised asjad, et võib-olla siin aeg-ajalt põgusalt selle kuu vältel on väga palju need asjad nagu kerkivad üles, tulevad meelde, sa näed unes midagi, eks ole, ja tea, et see on kõik loodud selleks, et sa puhastaksid, et sa korra otsa vaataksid sellele ja siis tead, lase lahti, lase minna, ära üldse mõtlegi, meil ei ole vaja kanda seda süüd või häbi või viha või solvumist või vimma või igatsust või pettumust. Meil ei ole mõtet neid emotsioone endast enam nagu kaasas kanda, sul on niivõrd palju paremad inimesed sinu ellu nagu tulemas ja et kui sinu kõrval on keegi paari suhetes, siis tea, et karikate 2 ju õiget pidi, ta tähendabki seda, et sellist harmooniat ja võrdsustunnet suhetes, me armastame teineteist võrdselt, müntide ässaga me avame ka nagu sellise uue ukse või et meie suhe läheb nagu sammu võrra edasi, ta on väga pühenduv kaart, et väga tore. Et jah, sõprussuhetes on see äri või loometöö või üldse nagu sõprade kamp ja sõprussuhted võib olla ümberkorraldumist. Tõenäoliselt pead ka päris palju toetuma teistele, küsima abi, koos tegema, nõuandeid küsima, on ju, aga proovi, kui sul on karikate 3 tagurpidi, sa võid nõu küsida ja toetust saada, aga lõppkokkuvõttes lõpliku otsuse pead sa tegema ise enda ajuga. Ja kui sa läheb konflikti sõbra nõuandega, siis sinu aju on targem, on ju, et pea seda lihtsalt nagu meeles. Mulle väga meeldib, enne kui ma tulen su töö ja raha ja suhete juurde veel siia tagasi, usu mind, ma tulen, ära muretse. Mulle ääretult meeldib see, et need 3 inimest sellel jah-kaardil, lihtsalt ütle jah, need 3 inimest on nagu üleni roosas, sellised imeilusad roosad rüüd, nagu maani rüüd on neil nagu seljas. Ja see Hera, mis on selline naisenergia, naiste jumalanna nii-öelda, on ka see taust on selline imeilus, ühtlane nagu roosa ja ta istub oma troonil. Käes on tal siis, kuidas on eesti keeles, granaatõun. Granaatõun on see viljakuse sümbol, eks ole, naiselikkuse viljakuse sümbol. Ja teises käes on tal linnuga selline suur sau, eks ole. Et minu meelest Hera, kui ma ei eksi, siis Hera üks sümboleid oli paabulind. Kui ma nüüd ei eksi, võite parandada mind kommentaarides. Aga Hera on ju abielu kaitsja, naiste kaitsja, ta on ka seotud lastega ja viljakusega ja paarisuhetega, aga roosa on tingimusteta armastus, enese tervendamine mõttetutes suhetes, tervendamine eriti nagu paarisuhted, kes meil on teinud liiga, ka ema-isa suhted, kui on olnud väga halvad või et on negatiivne suguvõsa ja vanemad olnud. Roosa värv on see, mis meid tervendab. Kui sa tahad enda ellu palju roosat, usu mind, mulle väga meeldib roosa, see on üks minu lemmikvärvidest ka. Roosat igatsevad inimesed, kes tahavad tervendada ennast ja võib-olla ka see sisemine laps ja meie ema teemad ja vanemate teemad ja meie keha ja vaata need mineviku suhted, et roosa on nii rahustav ja tervendav ja armas ja me kuidagi saame selle imeilusa kontakti
tagasi iseendaga, enda naiselikkusega, enda sisemise lapsega. Need okkad tulevad meie hingest välja, me andestame, kuna sul on ka see andestamise kaart siin väljas, me andestame väga palju. Andestamine ei tähenda, et me ütleme, et tema tegu oli okei. Ei olnud, kunagi ei olnud okei. Me lihtsalt kuidagi aktsepteerisime seda ühel hetkel. Ja andestamine ei tähenda, et me peame selle inimesega nagu rääkima või tegemist tegema, aga andestamine on iseenda jaoks, sest andestamine on puhastaja, tervendaja, et me andestame siis tähendab, et me laseme tegelikult selle asja enda seest lahti. Siin on nii palju nagu sellist äraleppimist ka iseendaga, enda kehaga. Kuna see Hera ja see granaatõun, ta natuke meenutab mulle kahte kaardit ära samal ajal, keisrinna ja ülempreestrinna ja muide keisrinnaga kaart number 3, ülempreestrinna kaart number 2. 2 ja 3, need on mõlemad väga jõuliselt naiselikud kaardid ja mõnikord seda ütle nüüd, kuidas see on eesti keeles, granaatõuna kujutatakse ka ülempreestrinna kaardil, et miks see mul ennast sellega ära seob, et ülempreestrinna on selline naistel selline nõiduse ja iidse tarkuse, et tarkus ja vägi ja jõud ja selgelt nägemine, unes ette nägemine, inimeste läbi nägemine, et sulle ka avalduvad võib-olla väga tugev psüühilised vaimsed nagu võimed selles, kus sa oled väga tundlik inimeste suhtes ja see roosa värv tähendabki suurt empaatiat, vaata, ja see roosa värv tuleb ka tihti välja inimestele, kes teiste muresid kogu aeg kuulavad ja lahendavad, aga endale väga tähelepanu ei pööra, me tahame olla väga nagu selline teiste aitaja, aga me peame aitama iseennast. Ja see on ka natuke keisrinna teema, et keisrinna on jällegi viljakuse sümbol, eks ole, armastus, enesearmastus, et see roosa värv hästi läheb keisrinnaga kokku, et keisrinna räägib ka heast rahast, heast enesearmastusest, eneseväärtustamisest, esikohal asetamisest, et sul on nii ilus nagu tervendus ja sellepärast sa valisidki ka endale roosa kvartsi. See on ju ka roosa kaart ja see on tingimusteta armastus. Et sa armastad ennast sellisel määral, et sa tõmbad nii imeilusaid suhteid oma ellu, nii paarisuhetes kui ka sõprussuhetes ja isegi osad peresuhted võivad siis terveneda ja paraneda. Sa võid ka guugeldada seda Herat, siis rohkem veel, eks ole, et võib-olla sealt tulevad olulised sõnumid, sümbolid sulle. Ma ei ole nii suur ekspert nendes kuningannades või tähendab nendes Kreeka jumalates. Ma 1,2 nagu tean ja mäletan, aga võib-olla sa saad endale siis sellist lisainfot, nii-öelda sealt on ju. Ja mina saan sulle öelda seda, mis sõnumid mulle praegu seda kaarti vaadates, eks ole, tulevad ja minu jaoks on see roosa, see on see viljakus, see on tarkus, see on iidne tarkus, see on vaimsete annete avaldumine, see on leppimine ka enda kehaga, sest keisrinna räägib ka väga, eriti naistel, vaata meie hormoonidest ja ka meie nagu sina kui naine, eks ole, viljakusest ka selles mõttes, et raseduse mõttes ja laste saamise mõttes. Keisrinna on ka enda kehaga rahu tegemine, ära leppimine, et ta on väga-väga ilus energia sellest Hera kaardist siis tuleb ja tema on ka abielu jumalanna, eks ole, öeldakse tema kohta. Ja sinu paari suhted tõesti õitsevad selles kuus, sest sul on ka väljas karikate 2. Karikate 2, vallalised alustame teist, et müntide äs ennustab uue suhte tekkimist, karikate 2, tingimusteta armastus, harmoonia, hingesugulased, romantika. Karikate 2, et me leiame enda kõrvale kellegi, kes sobib meiega hästi kokku, kes on meiega hästi sarnane, et ta on väga-väga selline sarnasuse ja ühtsuse kaart. Karikate 2 tähendab, et me ka mõlemad armastame võrdselt, tahame võrdselt, panustame võrdselt ja igatseme võrdselt ja soovime võrdselt teineteist. Ta on nagu võrdsuse ja harmoonia kaart. Vallalised müntide ässas. Müntide äss tavaliselt tähendab, et ta tuleb kas töö kaudu, kas me oleme töökaaslased, võib-olla hobikaaslased, trennikaaslased, koolikaaslased. Seda toetab ka sauade baas, mis on nagu siis trennikaaslased või hobid või hobide kaudu või siis mingid ühised ägedad ettevõtmised nagu mingid kontserdid ja peod ja festivalid ja võib-olla ka reisid selles sauade baasis. Sauade baas on just nimelt selline lustakas ja aktiivne ja käib väljas ja suhtleb inimestega, et selline äge nagu kuu tuleb sul. Ürituste kutsed ma võtaks ka vastu, et vallalised müntide ässad siis tähendab seda, et me oleme alguses, meil on nagu mingisugune teine suhtetüüp, et me oleme sõbrad või trennikaaslased, koolis näeme, eks ole, ja siis sealt hakkab midagi nagu siis arenema, susisema, et alguses sa võib-olla ei märkagi teda nagu selles paarisuhete võtmes ja siis sealt hakkab tulema. Ja karikate 2 siis võib tähendada seda, et teil on midagi sarnast, kas teie nimetähed on sarnased või mingi
et käisite kunagi samas koolis või siis näiteks väiksena teil oli sama näiteks nimega lemmikloom või et midagi nagu kattub hästi ja siis see on ka sinu märk, et kuidas seda ära tunned. Kes on suhtes karikatega, kui sul on mingi kahtlus, vaata, et äkki mina tahan rohkem, äkki tema ei taha või äkki mina armastan rohkem, äkki tema üldse ei armasta, tegelikult on kõik väga-väga võrdne, sul ei ole vaja siin nagu üle mõelda. Karikate 2 on õiget pidi, see on väga nagu selline aus ja siiras ja sügav hingesugulaste sideme nagu kaart. Müntidest tähendab, et te liigute sammu võrra edasi, mõnikord see kaart tähendab ka häid oste, uus kodu, üürime, ostame kodu, eks ole, uus auto näiteks, müntidest on ka nagu rahastöös karjääris liigutab edasi siia, ma ka kohe enne jõuan. Aga te liigute koos siis sammu võrra edasi. Ja karikate 3 on tagurpidi, mis mõnikord karikate 3 tuleb välja, et inimestel on paanika, et äkki tal on keegi teine. Ja karikate 3 tagurpidi tähendab, et ei ole. Isegi kui keegi tuleb flirtima, need on nagu karikate 3 tagurpidi tähendab, et ma näen ainult sind, eks ole. Et karikate 3 võib vallalistele ka tähendada, et nagu sõprusringkonna kaudu, tutvusringkonna kaudu tuleb keegi, võib-olla mitu varianti, aga usu mind, sa selle ühe tunnet nende seest kohe nagu ära, et sul võib olla huvilisi nagu natuke rohkem, karikate 3 mõnikord on nagu selline kaart. Aga selle õiga sa tunned nagu kohe ära, ta on nagu täiesti nagu peajagu teistest üle, et sa usu mind, sa nagu kuidagi tabad selle hästi nagu ära. Aga kui sul on, nüüd tuleme uue teema juurde, karikate 3 ja sauade baas, peod, kontserdid, üritused, sünnipäevapeod, koos viibimised, absoluutselt. Iga kutse, iga mõte, mina läheks väga-väga head kaardid nagu selles suhtes, et ära nagu passi kodus. Sauade baasis ka sul tuleb väga põnev kuu niikuinii. Trenni tegemine, sportimine, aktiivsus, sauade baasi teema, samuti need peod, üritused, mis ma ette lugesin. Sauade baas on ka loomingulisus, kunstid, muusika, kirjutan raamatut, disainin, loon enda äri, väga-väga äge kaart ka nagu selleks, et absoluutselt tasub need seemned mulda panna, hakata kohe proovima. Ja sauade baas, ta tuletab meile meelde, et see ei ole oluline, kui me alustame uut asja või hakkame looma midagi või mis iganes. See ei ole oluline, et kus see kõik välja viib ja mis see annab ja kuidas ikka see raha ja blablabla. Sauade baas on see, et me teeme midagi, sest seda on lihtsalt lahe teha. Usu mind, sinna tuleb raha ja armastus ja kõik see küllus voolab lihtsalt sinna, kus me ise elame hetkes ja naerame ja oleme õnnelikud ja meil on tore lihtsalt teha. Kui sul endal on tore teha, siis see meeldib teistele ka. Et see on nagu kõige olulisem, et me peame mingit hullud suurt eesmärki kohe seadma, vaid me peame ise nautima. Ja võid nautida sa enda elu jaanuarikuus saad, sest sauade baas õigetpidi on igavene selline lõkerdab naeru ja kõik on hästi tore talle, nii et selline mõnus kuu. Veel enam, et sul on sauade 7 tagurpidi, mis tähendab, et sa üldse tööd ei pea nii palju punnitama teha. Sauade 7, kui ta on õigetpidi, siis me oleme hambad ristis teen ja ma pean ikka edukas olema. Aga sul on sauade 7 tagurpidi, mis on selline hakuna matata, tead küll, kõik läheb iseenesest ja ma ei viitsi ja ma ei võta seda koormat praegu enda peale, võtta sa oled õppinud nagu kuidagi, et mõttetuid asju nagu mitte tegema. Ja tegelikult sorteerid väga-väga hästi jaanuari jooksul, et mis on oluline, mis mitte, millesse suunata ennast, millesse mitte, teiste muresid sa enam enda peale ei võta, mis on ka väga-väga hea märk on ju. Et sa ei paanitse vaata raha pärast või töö pärast, et sa leiad oma nagu sellise mõnusa tempo, kuidas siis edasi liikuda, aga müntidest on sul ka juures, et müntidest võib tähendada uut töökohta või lisaraha, et kes otsib endale uut positsiooni, uut ametikohta, uut töökohta, müntidest tavaliselt seda tähendab. Rahaliselt mingi uus uks nagu avaneb meie elus. Müntidest võib olla ka uus kodu, uus auto, ostame midagi väga head endale. Müntidest võib olla ka nagu lisaraha selles suhtes, et põhitöökoht või põhikanal, mida mööda raha meie ellu tuleb. Me õpime midagi, arendame midagi, mingi äri, teeme midagi uut, investeerime ja meil tuleb nagu uuest kohast hoopis mingisugune rahasumma. See võib ka ootamatu summa või mingi boonus või väga hea pakkumine olla, et need diilid, pakkumised, ostud, väga-väga soodne kaart nagu selleks ja rahaliselt ka võib-olla, kui hakkavad uued uksed avanema. Müntide ässas õigetpidi ma võtaks nagu vastu üldse kõik ässad õigetpidi, tagurpidi väga-väga head kaardid. Mündid pigem räägib materiaalsetest hüvedest, eks ole, töö, raha, asjad. Väga-väga soodne kaart ja veel enam sauade 7 tagurpidi tähendab, et sa ei pea isegi punnitama nagu selle nimel. Et sa ei pea paanitsema ega ärevuses olema, ega sul ei ole nagu seda pinget kuidagi peal, et tihti inimesed jaanuaris võtavad endale, et uus aasta, uus mina ja mul on trennid ja nüüd ma ikka muutun ja mingi pinge nagu tekib meile endale nagu ka sellest kõigest peale, võtame liiga suure koormusega, ma näen, et valik number 3, sina pigem nagu oskad sellest nagu juba kaarega ümber käia, et sauade 7 tagurpidi ongi nagu pigem see, et tead, ma ei muretse, küll kõik laabub ja ma ei pea nii palju tegema, tegelikult ongi niimoodi ja see on ka sul on nagu kuidagi selline supernaine on nagu selle siis kaitseinglite kaardipakil siis kujutatud
ja see on jõu ja võimu siis ingel ja selline nagu supernaine, supermanni nagu siis riietes ta on, et suur punane keep ka nagu lehvib ja tal on nagu käsi ka üleval, et ta saavutangi palju, et tegelikult sinu jõud ja sinu võim ja sinu edu ka rahaliselt ja ka suhetes ja üldse elus ongi nagu see pehmus ja minna laskmine ja see armastus, et see on nagu nii ilus on näha, et see tugevus ja jõud ja see natuke meenutab mulle ka seda tugevuse tarokaarti, mis ongi nagu see, et ta on tugev, aga ta on armastav. Et selle kaardi sümbol on ju ka see, et valges rüüst selline õrn neitsi, eks ole, taltsutab lõvi. Lõvi on ju kiskja, lõvi on loomade kuningas, et ta on natuke siuke ohtlik ja selline metsik, eks ole, loom ja ta taltsutab lõvi, aga mitte sundides, surudes, käskides. Ta ei suru lõvi puuri, lõvil ei ole kett kaelas, eks ole, vaid pehmusega, armastusega, empaatiaga, ta paitab lõvi pead, neil on koos nii lõbus ja vaata, see on tegelikult ka sinu üldse elu nagu edu võtti ja seda sa ka hästi nagu õpid jaanuari siis jooksul. Tõeline tugevus on armastus ja tõeline nagu tugevus on tegelikult empaatia ja mitte ainult teiste suhtes, vaid ka iseenda suhtes ja vaata niimoodi me selle lõvi taltsutamegi, et sinu see isiklik jõud ja võim ja enesekindlus kasvab ja et siin on tõesti nagu sellist tunnet, et sa suudadki saavutada kõik ja sa suudadki, aga läbi rahu, et sa ei pingesta ennast, sauade 7 on tagurpidi, et sa ei pingesta ennast seda tegema, et see tuleb nii naturaalselt ja loomulikult ja läbi kuidagi headuse ja armastuse, et väga-väga äge. Vot niimoodi valik number 3, võtame ka siis sinu selle kuu olulised tähemärgid. Siin laua peal on sul sauade paas. Sauade paas on siis kõik tulemärgid mõlemast soost võivad olla. Jäär, lõvi, ambur. Lisaks on sul siis maamärgid, kaljukits, maa kasutan ja sõnn, maa oman. Okei, väga põnev. Ja valik number 3 sinu siis jaanuarikuu olulised siis kuupäevad, olulised ajapunktid, millal miski juhtub, millal miski sinu ellu siis tuleb ja mida sa pead teadma. Ja seni, kuni ma neid siis kuupäevakaarte või neid silte siin avan, siis ma räägin sulle ka sellest, et tiiutarot.ee kodulehel on siis mida toob aasta 2026 selline lugemine juba nagu avalikult siis nähtav. Seal on siis 3 valikut, samamoodi sa saad ise ka endale siis valida, et mida see aasta sulle toob ja seal on siis niimoodi, et igat kuud kirjeldab üks tarokaart, et ei ole nagu üldine lugemine, vaid ikkagi nagu iga kuu põhiselt, et kui sa tahad seda vaadata, piiluda, et mis see aasta sulle toob, siis tiiutarot.ee kodulehel sa seda saad teha, aga valik number 3, me alustame siis kuupäevaga number 3, et see on ka kusjuures täiskuu on siis 3. jaanuar. Valik number 3 sinu siis jaanuarikuu olulised kuupäevad 3., 5., 8., 10., 15., 22., 23. ja 24. jaanuar. Vot niimoodi valik number 3 siis oli sulle. Ma loodan, et see tuleb hästi vinge, imeline, vahva, ülitore jaanuar. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!